Tere tulemast saatesse Stuudios on tore. Ja minul on siin küll jälle nii uhke olla. Mul on kaunil diivanil kaunid daamid, kes on just saanud tunnustuse, tore tunnustuse. Sina, Nadja, said tunnustuseks supervisiooni kuldkäija ja sina tore arengulooja. Nüüd teeme niimoodi, et te ise tutvustate ennast, et kes te olete ja kust te tulete. Alustame Nadjast. Ja, mul on mikrofon ka käes. Tulen Valgast. Olen Valga põhikooli koolipsühholoog ja see tore on minu elu üks suur osa. Et ma kasvasin psühholoogi ja torena ühel ajal. Ja juhtus niimoodi, et Endla on minu ristiema. Kui ma hakkasin koolis psühholoogiks tööle, esimesel kuul ma läksin naabrikooli vaadata, mis seal tehakse ja mulle kohe pakuti toret. Ja juhtus niimoodi, et 16 aasta pärast ma olen Endla koolis nüüd tore juhendaja ja koolipsühholoog. Et kui küll elu on väikses kohas väga põnev ja huvitav. Nii et sa töötad tänaseni koolis koolipsühholoogina? Ja tore on üks väga hea võte, et suunatagi sinna neid lapsi, kes vajaksid rohkem seda julgust rääkida. Et mina olen väga rahul, et need kaks asja minu sees kohtusid. Jaa. Mina olen ka Valgast ja nagu ma praegu teada sain, istun siis oma mantlipärija kõrval, eks ju. Ja torega ma igapäevaselt lausa ei tegele praegu. Töötan Rajaleidjas Valgas psühholoogina ja paraku olen ma seda nüüd kogenud või teada saanud, et kui torega alustad, siis torest enam lahti ei saa. Või siis, et kui veidi ilusamini öelda, siis see jääb eluks ajaks külge. Ja see on üks headest asjadest, mis inimesel elu jooksul külge on jäänud. Vot, see on nüüd midagi, millest kindlasti tahaks teiega nüüd saates rääkida. Aga enne veel, mul on üks selline mõte, et umbes 24 tundi on möödas sellest, kui te selle tiitli saite. Ma tahaksin veel enne ära küsida, et mis see tiitel teile tähendas või kuhu see mõte? Te saite küll sellel hetkel seal kiiresti öelda oma esimese emotsiooni, aga kuidas see mõte edasi läks ja see tunne või kas on midagi, mida saab veel jagada inimestele? Mis see tiitel tähendas teie jaoks? Kas sul tuleb? Tuleb kohe, ma ütlesin, et mina sain kallistuse kätte. Ma närbun ilma nendeta. Ma väga vajan neid nii saada kui jagada ja selle õppimise koha pealt see isegi isiksuse tasandil mind mõjutab, sellepärast mul on jälle üks küsimus, kas minna või mitte. Ühte asja lõpetada ja teist asja alustada, kas see minu kaua elanud iga on mõtet sellega tegeleda ja õppida. Ja ma sain selle kinnituse just selle tiitli saamisel, et võtan ette ja ikka lähen ja vanus ei tähenda mitte midagi, olen kogenud inimene ja võiks veel midagi kogeda. Aitäh selle tiitli eest, et see oli üllatus minu jaoks. Kas sa saad jagada ka, et mis see on, mida sa õppima tahad minna? Sellises vanuses jääb mulje, et... ikka psühholoogiat, seal oli nii palju arusid. Ja sa lähed seal aina sügavuti ja võtad ma tahan veel nii palju, ma tean, et on nukuteraapia, on diaadiline mänguteraapia, ma tahan palju asju. Elu on lühike. Hästi, et siis midagi väga ootamatut ei olnud? Ei. Jah, samas valdkonnas. Ja arengulooja tiitli? Arenguloomisega tuleb nagu see mõte, et sai nagu mõtestatud see kõik see 25 aastat, eks ju, sest et ma olen tõesti tore juures ju ikka täitsa algusest olnud ju. Nii, et torega koos nagu minema hakanud
või tulema hakanud ja siis nojah, et 25 aasta jooksul jõuab nii mõndagi, eks ju. Ja samas läheb see nii ruttu. Ja tore on juba päris suureks saanud. Sa enne nii hästi ütlesid, et annad nagu sõrme torele ja siis ta võtab terve käe, et siis saadast lahti, et mis see on siis, mis siin kinni hoiab või mis siis juhtub inimesega? Kuidas see nii on? Kuidas te olete kogenud ise? Et siin see korraks tuli selline see mälukoht ka, et inimene jääb mäletama neid tegemisi ja hetki ja olukordi ja ka neid õpitud asju, et need kinnistuvad, sa hakkad neid oma tegemises ja olemises märkama, kasutama ja selliselt siis kasvama, eks ju. Ja samas kui sa ennem küsisid, et võt see tunnustuse asi, et tore mäletab ise ka, eks ju, et tore ise ka ei unusta. Selles mõttes on vahva, et midagi ei jää kahe silma vahele. Et seda muidugi, jah, et kes siin see märkaja silm siis meil on, et minu aitäh sulle. No neid märkajaid on päris palju, mitmeid ja mina olen lihtsalt nendega täiesti nõus. Kas sul on midagi lisada sellele mõttele, et annad sõrme ja siis oledki täiesti tore sees ja enam? Ja ma ütlesin juba, et olengi nakatunud, eks ole, ja nakatan teisi, mul lapsed juba naeravad tore ringis, et nüüd mina ka olen tore haige. Aga mulle meeldib see mõte, ma tihti seda ütlen välja, et õnnelik täiskasvanu on see, kes oskab mängida nagu laps. Ja tores on ju väga palju mänge. Ja mina naudin seda mängimist koos lastega. Ja lapsed mängivad ja naudivad mängimist koos täiskasvanutega. Ja see, kuidas me üksteise tassi täidame, võib-olla see ongi see, mul on praegu ihukarvad püsti, et tegelikult ma räägin päris asjast praegu, et minu meelest see ongi otse iva. Ja kui öeldakse, et noorus on hukas, ma vaidlen alati vastu, et meil on nii ägedad noored, et nendelt saab palju õppida. Iga päev midagi natukene. Teie tööl on vist lihtsalt iseloomulik ka see medali teine külg, et ka seda näete hästi palju, et ma saan aru, et tore ringis sina saad nagu hästi palju tagasi, seda noorte kasvamist rõõmu, seda sa näed, et asjad lähevad hästi, aga et psühholoogi töö vist toob lauale ka nagu selliseid keerukamaid lugusid või? Kuidas sellega on? Kas on nii? Keerukusega on ju niimoodi, et mina olen praeguseks aru saanud seda, et keerukus toobki esile meie võimalused. Ja mina ikkagi ütlen, et ka oma igapäevatööd tehes olen ma selline ressursikaevaja, ükskõik mis mõttes siis, et kust seda ressurssi siis otsima peab, et inimeses on ju kõik olemas, et hakkama saada ja toimida. Ja see aitamise ülesanne on siis see üles otsida ja tores tegelikult ju samamoodi. Et me ei lähe ju aitama mingite väga füüsiliste või väga materiaalsete või selliste asjadega, vaid me aitame nende nähtamatute asjadega, et ise hakkama saada. Kui huvitav, kui saaks mõne näite näiteks, kuidas see käib, see kaevumine? Ma praegu hakkasin mõtlema, et oleks pidanud seal hoopis teise tiitli andma ja ressursikaevaja. Arengulooja, ressursikaeva. Aga seal on paralleele, tegelikult seal on paralleele arengulooja ja ressursikaevaja. Et kuidas see sul käib või kas selleks peab kindlasti väga palju õppima, aga et kui inimene nüüd vaatab, eriti noor, siis mis nõu talle anda, et kui ta tunneb, et ta ressurssi üldse ei ole? Et kui nüüd mõelda niimoodi, minule hästi meeldivad, kõik te teate, eks ju, et minule meeldivad need metafoorid ja kujutluspildid ja kujundid, et mul tekivad nad niimoodi ohjeldamatult. Et mulle tundub, et see on midagi sellist, et vaat, kuidas see on, et tolm koguneb kogu aeg, eks ju. Kogu aeg peab tolmu pühkima.
ja kui on kuskil tolm, tõmbad, näiteks näpuga, eks ju, tõmbad, jääb triip järgi. Kohe näha, midagi on tehtud, eks ju. Või siis on lausa õnnestub kogu tolm ära pühkida. Nii, aga minu meelest tore ei ole päris see tolmu pühkimise koht. Tore on pigem see peeglisse vaatamise koht. Et vaatan, uurin, mis on, kuidas on, milline ma olen, kuidas ma kuskilt poolt paistan. Ja vaata, aga peeglisse vaatamine jälge ei jäta. Seal pole kohe näha, et praegu keegi vaatas, eks ju. Ja sinna tuleb päris palju ja päris tihti vaadata, eks ju. Ja seda vaatamist harjutada. Ja tegelikult meie saame lastele peegel olla. Me saamegi talle näidata, et tegelikult mida sa näed. Ahaa, sa ütlesid seda, et sina ütlesid ju. Sina tahad. Lihtsalt suunata. No mul näiteks on üks poiss praegu 5. klassis. Klassiga on suhted keerulised, aga seal tore ringis see on energiakera. Ta on valmis kõike tegema, ta lööb kaasa laadal ja müügil ja tordi tegemisel ja klassiõhtu läbiviimisel. Märgata ja anda võimalus. Ta hakkab muutuma ja me näeme 2 kuuga on teistsugune. Ta pakub juba klassile ka huvitavaid asju. Vot see olla peegel, nagu sa ütlesid, ise vaadata ja peegel. Ja siis sellest tema muutumisest, kuidas see klass nüüd, teame, sellest on veel vara rääkida, aega on vaja, eks ole. Et ikka palju on tehtud seda, mis oli ebameeldiv, eks ole. Aga nüüd ta hakkab nautima seda positiivset asja, mida ta pakub. See on väga tähtis. Teil on nii põnev töö. See on mul, ma kohe kuulan niimoodi ise, et kui huvitav, räägi veel. Aga et kui me läheksime selle tore metoodika juurde, te olete mõlemad alustanud juhendajana ja te ilmselt mäletate algusaegadest, kuidas juhendajad pidid, neile paljundati tavalise paberi peale need programmid, et minna noortega ringi tegema, siis kes oskas seda ära köita, see köitis, siis ühel hetkel oli lihtsalt, et teeme nüüd mingi raamatu, eks ju, et paneme selle asja kaante vahele, siis 2004 minu meelest saigi, isegi enne vist, 2004 minust sai see kaante vahele, üks esimene versioon, 10 kohtumist, kindlad tore ringi, need tunnid. Siis mõne aasta pärast sai see tõlgitud ka vene keelde ja siis läks veel ja kuskil 2012 tegelikult oli tunne, et veel on vaja teha. Raamat vajab veel midagi. Ja tänaseks on siis meil käimas selline see raamat ringi käsikäes juhendaja töös noortega. Juhendaja käsiraamat, just tore juhendaja käsiraamat. Võtke nüüd kätte, mis tunne on. Teie teate seda raamatut, eriti Endla sina. Olete olnud sellega? Kaalukas tunne. See on väga äge tunne. Ja sisukas ilmselt, eks? Oleks hea meel, kui ma saaks vene keelest siit lugeda ja pakkuda seda venekeelsetele koolidele. Need ka praegu on sütitud, need tahavad. Ja ma arvan, et sealt ka tuleb palju toredaid noori, kes valdavad eesti keelt ja oskavad koos midagi teha seal suvekoolides ja konverentsidel. Ja äge raamat. Endla löö lahti kuskilt mingi koht. Ma võin sul mikrofoni hoida. Kas sa mäletad, mis oli sinu lemmik näiteks selline harjutus? Ma arvan, et ta on otsast peale lemmik. Otsast peale lemmik? Ja lihtsalt praegu sama mõtlen, vaatan, et see on hästi aabitsa moodi ju vaata, et kui laps saab esimesena selle suure ilusa värvilise aabitsa, siis see tore juhendaja käsiraamat on ka omamoodi nagu ju aabits, eks ju, suhtlustõdede juurde, ja sellise tore olemise juurde. Et minu meelest selles mõttes on see hästi õnnestunud. Suurus ja värvid on õiged. Aga ikkagi mõni ülesanne, mis, kui me vaatame siin, see on ka jaotatud, eks ole,
värvide järgi, siin on mingisugused teemad, teemade plokid, 20 teemat, kui alguses oli meil justkui 10 tundi, siis nüüd oli 20 tundi ja siit tegelikult peaks nüüd jätkuma või kuidas teile tundub? Kas siia oleks aeg nüüd jälle, sest sellest on nüüd ka möödas, eks ole, üks mõned aastad ja mis, sina ütled, et oleks nii, aga oma mõtted nüüd, mida oleks vaja? Sellest me oleme juba ammu rääkinud, et olekski vaja nendele, kes need 20 korda on läbinud, need tahavad ju veel midagi edasi saada. Ja neid mõtteid, teemasid on ju küll ja küll. Tahaks endla võtta kätte, pane meeskond kokku ja hakka kaevama ressursse. Et vaja on, eks ju, torekesest oleme ju ka hästi palju mõelnud, et väikesed vaatavad sellise pilguga, et tahaks ka, eks ju. Ja mina olen küllalt näinud ka gümnaasiumi õpilasi, kes on torega kokku puutunud ju või lausa läbi teinud ja siis ikka tahavad veel, ikka tahavad ka, et neilegi võiks olla, nii et seda kasvu. Kuulge, enim küsitud küsimus. Tihti küsitakse, kas ma võin mitu korda ka tores käia? Et mis värk sellega on? Mis teie teate? Ja, ikka võib. Ja on käidud ka. Mis siis juhtub? Ja minu kogemus on selline olnud, et see on see, et järjest sügavamale läheb, eks ju. Et kui algul tundub see põld või pind hästi suur ja lai olevat, eks ju, siis kui siis juba teist korda peale tulla, siis saab sügavamalt kaevata või künda. Või kes künda ei jõua, see kõplab. See nagu mitu korda filmi vaatamisega ka, et avastad hoopis uusi asju, mida esimesel vaatlusel nagu ei taibanudki avastada. Ja minul on olnud selliseid armsaid kogemusi ka, et õpilased ise on tahtnud teist korda tulla, et ega kogu aeg ei taipa ju, et kedagi veel uuesti kutsuda, et see ongi õpilaste initsiatiiv tegelikult olnud ja mina siis räägin, et me teeme seda sama asja, et see on koolitus, eks ju, see on see üks asi ja siis tema ütlebki, aga ma tahangi veel, et ma tahangi põhjalikumalt seda asja saada. Ja minu meelest kõige armsam ja kõige vahvam selline hinnang ei ole hea sõna, aga selline ütlemine või tagasiside koolituse kohta oli ühelt torekalt, kes ütles, et vaat nüüd ma usun, et töö ja lõbu saavad käsi käes käia. Et ära tõestatud. Et lõbusas vormis toredusega tehtud väga tõsine ja sügav töö. Ja selliseid asju on tõeliselt rõõm kuulda. Ja eks neid pärleid selliseid on ju hästi palju olnud. Ja ilmselgelt ei tule need praegu siin kohe kõik meelde, aga kui mõni tuleb, eks ma siis ütlen. Kohe avage kaardid. Siin samas, et teine kord ja võib-olla 3. korral ta tahab juba ise seda ringi juhtida. Ja seda võimalust on ka olemas ja meil koolis praegu üks 8. klassi tüdruk veabki seda tore ringi. Et meie oleme Anneliga seal abiks talle aruteludeks, et läheks natuke sügavamale. Tuleb ilusti toime ja nii hea, kui suunab tähelepanu ja annab sõna noor, mitte täiskasvanu, et me oleme seal lihtsalt samasugused nagu kõik ringis. Ja teistmoodi kõik see käib, see palju põnevam. Siis meie juba vaatame, et vot nii ja meie juba hakkame märkama selliseid häid asju, mis on teistmoodi. Hästi, aga mul tuli praegu endal meelde veel üks enim küsitud küsimus või olukord, kuhu me vahel satume tores, et mis teie oskaksite sellele nüüd vastata ja see on siis see, et kui täiskasvanud inimesed, juhendajad, et sa räägid küll, et aabits, eks ole, et noor võiks tahta ilus värviline, aga tihti tulevadki kuskil messidel või näevad, et selline raamat ja näed, et tahaks ka seda raamatut, eks ju, siis me hakkame ütlema, et seda päris niisama ei saa, et siin on ikkagi väljaõpet vaja ja siis nad nagu ei saa isegi mõnes mõttes aru, et kuidas, et mis see on siis, et
näed, et siin on ju kõik kirjutatud, et mille jaoks see koolitus siis veel vaja on. Ja ometi on ja see koolitus on hästi mahukas. See on kõik punkt-punktilt kirjas, aga kuidas te seletate seda, et mispärast see nii on? No see on ilmselgelt sellepärast niimoodi, et kui me lähme teistele midagi pakkuma või teistega midagi tegema, siis me peame selle omal nahal läbi tegema. Kogema peab, aru saama peab, sest see, kui me loeme ja aru saame, on üks asi, see on ilmselt nagu algus, kust üldse edasi on võimalik minna, aga siis peab ikkagi seda kogema, tunnetama ja siis jõuab nagu päriselt kohale ja me saame ka aru, et mida meie teeme, nende inimestega teeb, ehk siis õpilaste ja õpetajatega, kes koolitusel osalevad. Et muidu ei pruugi see nagu, ei pruugi need ohjad meie käes olla, eks ju, kui koolitajate käes või kui grupi vedajate käes. Siin on nüüd see pärlite koht, et kui teie olete Eestis väga palju juhendajaid välja koolitanud, siis kas tuleb meelde mõni selline eredalt meelde jäänud taipamine, et mõne inimesega, kes koolitusel osales, oli võib-olla alguses skeptiline ja siis äkitselt jõudis pärlini näiteks. Tuleb mõni selline hea näide meelde? No meelde tuleb see, et on olnud vahest inimesi, juhendajaid grupis, kes on sellised hästi kas kriitilised või hästi kahtlevad või kõhklevad või siis arvavad, et mis ära ei ole, et see kuidagi tundub niimoodi. Ja siis pärast on näha, kuidas nendest inimestest saavad kõige paremad sellised kaasteelised või asja vedajad ja nad on siis ka hiljem jäänud, et ilmselt on see tunnetuse koht nagu ära olnud. Et selline üldine kuidagi tuleb praegu meelde. Sul on neid kindlasti nii palju lihtsalt, et enam ei teagi. Viimased grupid olid sul ju 12 vene õppekeelega kooli möödunud aastal. Et seal grupis Eesti juhendajad, vene juhendajad, võib-olla seal on mõni erinevus, mõni põnev asi, mida välja tuua. Või see pole praegu oluline? Nad on väga sarnased. Sinna tulevad need, kes tahavad täpselt teada saada, mis see tore on. Ja kohe ei saagi seda seletada, need peavad seda läbi elama nii, nagu Enda ütles, et see ei saa sõnaliselt 10 minutiga seletada, mis see tore on. Et see on ainult tehniline pool see raamat, eks ole, aga see sisu, see on palju sügavam. Ja minul näiteks tuli millegi pärast selline mõte, et mina proovisin Valga pensionäre torestada. Nendel oli see väga raske. Ja endast häid positiivseid asju öelda ja lillekest teha, see võttis tund aega enne, kui ma sain neid käivitada. Aga oli terevel, meeldis, tahame veel. Nakatusid. Nii tore, sobib täitsa eakatele ka. Muidugi ma juba mitu korda kuulen Nadja jutust seda nakatumist ja iga kord läheb mul kõrv, aktiveerub selle koha peale, et eriti praeguses ajas ja kontekstis on hästi vahva rääkida nakatumisest, eks ju. Aga see on tõesti, jah, et kui lähedale satud, siis peab nagu ettevaatlik olema. Palun möödumust lähedalt. Ja. Hästi. Kas nüüd on midagi veel, mida näiteks meie tore sünnipäeva aasta puhul torekatele öelda või soovida ühingule või Mina tahan öelda, et mina naudin seda kolmikut, mis meil praegu juhib meie toret. Te särate, te olete läbi imbunud sellest loovusest. Ma vaatan ja naudin. Ja te pakute põnevaid asju, loovülesandeid, tegevusi. Andku Jumal teile tervist, seda loovust
ma ei tea, millega teid toita, et seda tuleks, mis ressurssi teie vajate. Et noh, õnne ja suur-suur tänu teile selle eest, mida te teete. Aitäh, aitäh. Mul ei ole küll Eppu ja Meritit, aga aitäh. Nad vaatavad saadet ja kuulavad, nii et nad kindlasti on puudutatud. Ja mina tahan kindlasti ära öelda, kui ma juba siin istun, et minu meelest on niimoodi, et heade asjade nimel tuleb vaeva näha, tuleb tööd teha. Noh, nii nagu muinasjuttudeski on, ikka hästi palju, terve pikk muinasjutt võitlust hea pärast, eks ju, enne kui hea lõpus võidab. Ja see on mitte ainult torega seoses, vaid kõik, kes tegelevad selliste, meie sellised partnerid, eks ju. Et see on niimoodi, et see tahab tööd ja vaeva ja armastust ja kõike, et need halvad asjad, need elavad nagu ise, eks ju. Nendele ei pea kätt alla panema ega peale panema. Aga see, mis me teeme, et selleks on vaja jaksu ja kannatlikkust ja et siin ei saa sellist tulemust kohe ja kohe kiiresti ei tohi ka alla anda, kui tundub, et miski asi ei klapi, eks ju. Nii et seda kannatlikkust, pikka meelt ja siis tuleb tulemus ka. Et siis on, mida mäletada. Ja varem oled sa selle võtnud kokku sõnadega tore ei torma. Jah, nii nagu tark ei torma. Küll. Jah, et tore ei torma. Tore ei torma. Ja, võtab aega ja annab aega. Aitäh teile. Mul oli väga põnev teiega koos rääkida. Teiega räägiks veel ja tegelikult me ju räägimegi. Kaamerad lähevad tänaseks kinni. Aitäh, et vaatasite. Tulge homme jälle. Homme kell 6 juba uued külalised. Ja mina küll ootan põnevusega. Aga praegu head aega!